Hello! Me jõudsime Portugali. Selline paduvihm lihtsalt lennuki pealt maha tulles. Okei, ma pean jooksu hakkama. Mis asi see ilm on lihtsalt? Ma ei tea, mul on telefon ka läbi märg. Oh my god. Käisin nüüd veits vetsust tuksutamas ennast. Esimese asjana peaksime otsima metroopeatuse siin lennujaamas. Nii et nii palju, kui me vaatasime, siis põhimõtteliselt saab siit ilusti kesklinna metrooga. Me avastasime, et siin on asi väga lihtsaks tehtud. Tuleb lihtsalt jälgida sinist joont, et metrooni jõuda. Vihme jäi õnneks õues järgi. Me leidsime mingi kohviku ja tulime nüüd siia lõunat sööma ja soojenema. Loodan, et riided kuivavad või noh, just mu mantel. Ma ei tea, kuidas sul on. Mul on ka nagu asjad on sellest väiksest suurest vihmast täiesti läbimärjad, nii et natuke võiks kuivada siin, sest õues on päris kõva tuul ja siis oli suht jahe. Tulime mingisse väiksesse kohvikusse, mis oli täiesti rahvast täis. Saime ühe laua õnneks siia ja mina tellisin siis sellise croissant'i koos munaga ja Rain võttis pannkoogid, kohvid ja kohvik ise on selline nunnu. Sees lauad ja siis on väljas ka mõned lauad. Ja loomulikult, kui sa oled uues riigis, siis tuleb tulla toidupoodi. Ja me nüüd leidsime siin toidukoha lähedal ühe toidupoe, mõtlesime, et tealutada siin ka veits, vaatame ringi, mis siin pakutakse. No suures osas tundub ikkagi päris sarnane Hispaaniaga. Mõtlesime proovida midagi saiakeste juurest. Äkki peaks mingi šoti tegema. Aga see on vist ingveriga. No saiakeste valik on küll mega siin. See peaks olema see põhi Portugali sai pastel nata. Aga doonats. See vahvel tundub hea. See tundus väga huvitav. See on mingid sellised šokolaadi, mingid pikad turud. Okei, valime midagi siit siis. Jalutasime nüüd natuke edasi ja tulime sellise jõe juurde. Kas sa mäletad, Rain, mis selle nimi ka oli? Oo ei, no pärast panen nime siia alla. Aga siin on mingi üli suur sild. Jah, me mõtlesime, me leiame äkki mingi koha, et siin jõe ääres lihtsalt istuda. Vaadata siin, mis siin tehakse. Seal on veel üks sillake, ma lihtsalt seda siin näha on. Aga oleme sinna poole. Me ostsime poest 3 saiakest 2 peale, et proovida lihtsalt erinevaid asju. 2 nendest on sellised, mida varem söönud ei ole, aga üks oli sinu see Berliiner, see toonitsa moodi asi. Oota, siit on vägev vaade ka ikka, mingi laevake sõidab seal. Aga siin jõe ümbruses on nagu selline veits vana ja räsitud. Selline. Esimesena siis maitseme sellist asja. Ma ei tea, mis asi see isegi on. Ma arvan, et siin on mingid pähklid ja tohutu palju sellist siirupit. Aga ma pole sellist asja varem kuskil näinud ja mõtlesin proovida. Esimene emotsioon. Selline hästi niiske ja magus selline keeks, ma ütleks. Vaata, ma näitan sisu. Ma ei tea, kas seda jääb. Hästi pähkline on ka ja hullult siirupine. Aga hea. Järgmisena oli seal erinevaid croissante hästi palju ja ma võtsin karamelliga croissanti. Selline hästi suhkrune. Olete? Seest on päris karamelline, aga ta ei ole vist nagu ülivärske või see croissanti, see tainas nagu, see ei ole nii hea. Minu arust seal kohvikus oli ka sellise natuke teistsuguse tainaga tehtud croissant. Ma oskan seda seletada, aga ta nagu, ta ei ole selline õhuline nagu tavaliselt croissant on. 10-st mitu punkti? No mingi 5. 5, Ma olen paremaid asju saanud elus. Läheb järgmine. Sulle vist ei maitsid mitte kumbki, mida me praegu proovinud oleme, jah? Mu panused on selle peal. Kõik on nii rasvane ja suhkrune. No ja see ei olnud kõige parem. Viimaseks
mis ei vea kunagi alt. Suhkrusõli. Jah. Oli ülipehme, kui ma võtsin selle seal. No, ja proovi. Kas on parem Portugalis või Hispaanias? Mercadona oma. Mercadona oma vastu ei saa ikka. No. Peaaegu. Okay. Me liikusime nüüd mööda seda jõe äärt edasi ja jõudsime siis siia silla juurde, kus saab siis jalakäijatena üle minna, mulle tundub. Sama tee peal sõidavad rongid ka. Ja, päris huvitav on ju. See on nagu, mulle tundub, see on kõik nagu selline vana linn näits. Ja ongi rong saab ka siin niimoodi sõita ja siis jalakäijad tuiavad ka kõik siin sama silla peal. Vaatasime siin sellisel väljakul natuke ringi. Selline kirik. Tee. Rain. Linn paistab ka seal. Me saime nüüd oma väikse korteri kätte. Siin on väga huvitav süsteem. Me palusime varasema check-in'i, sellepärast et muidu oli check-in kella 4 alles. Ja kuna me juba siin hommikust saati tegelikult tuiend olema, siis ma uurisin, et äkki saab natuke varem sisse ja saigi nüüd kella 2 siis saime võtmed ja siin ei olnud mingit koodisüsteemi, vaid nagu käest kätte anti võti ja seletati asjad ära. Väga huvitav, ma pole sellist asja ammu olnud. Aga meil on siin siis vannituba. You know, mõtlesin, et midagi undama, okei. Vannituba. Nii, vaatame edasi. Siis siin on väike kööginurk. Naine näitas isegi ära, et riikrauad, pesuristid, kõik on olemas. Siis ma tahtsin korra vaadata. Okei, see ei olegi külmkapp. Siin on mikrokas, röster, õlid, teed, pesumasin. Okei, väga hästi varustatud korter. Nõudepesumasin. Ma kangutasin nüüd. Siis on külmik, väga suur. Söögilaud siin eraldi, voodike, diivan, telekanurk. Ja me oleme täitsa esimesel korrusel. Selline väga armas korteriga tähes. Ja me olime täiesti siin vanalinna ääres, nii et kõik on käe jala juures. Mega hästi. See voodi käib kokku või? Ei tea, julge. See on, tundub, et see voodi, mida saab nagu siia kappi lükata. Sa tahad ikka proovida või? No, pärast ei saa tagasi enam. Okei, no vähemalt me teame, et see läheb sinna seina sisse. Ei tule. Aga selline korter siis. Me nüüd natuke puhkame jalgu. Me oleme päris ka palju ringi käinud ja siis ilmselt lähme varsti vaatame äkki mingit õhtusöögi kohta. On ju? Õhkusööki? Õhkusööki. Me käisime vahepeal kusjuures selles Normalis, mis on, minust Rootsis on see pood või? Äkki see ongi Rootsi bränd või? See Normal. Ma ei usu, et see on, sa lihtsalt tead seda Rootsist. Okei, aga need ei ole Normalist. Need olid mingist teisest toidupoest, mis jäi meile ka tee peale. Aga Normalist oli meil sellised asjad. Minijuukselakk ja kommid. Aga need ostsime teisest mingist toidupoest. Selline Fanta, selline tee, jäätee ja rohkem me polegi ostnud. Ma otsisin tükk aega sahtlit või asja, et kus siis on noad, kahvlid, asjad. Ja no selle peale annab tulla. Ja et ma nagu, kohe näete. Niimoodi vaatad seda kööki on ju. Pole ühtegi sahtlit, siin on juba külmkapp. Siin on nõudepesumasin, siin on prügikast. Siin olid see pesumasini asjad. Noh, siin on nõusid. Okei, aga nugekahvleid mitte kuskil. See on ka mingi selline. Aga noad ja kahvleid. No selle peale annab tulla. Reaalselt kui seda silti siin ei oleks, ma ilmselt polekski kunagi siiani jõudnud. Nii et võt, sellised asjad. Õhtusöögiks me leidsime sellise hea hinnanguga koha. See on Brasa ja siin tehaksegi siis lihasid.
Rain läks järgi meie toidule, aga see asub siis siin meil kodu lähedal suures keskuses ja see keskus on nagu, see hakkab sealt alt pihta, see on 3- või 4-kordne ja viimasel korrusel on selline äge toidukorrus. Vot nii. Toidud saabusid. Raini liha ja minu toiduke. Minul peaks olema siis sea sisefilee vist nii palju, kui me tõlkest aru saime. Ei võt kintsu. Ja sinul oli veis. Vot. Aga me hakkame sööma ja teiega näeme juba homme. Kui eile lõpetasime söömisega, siis täna alustame söömisega. Me tulime hommikus sööma sellisesse kohta nagu Garden Porto. See oli meile selline majutusele väga lähedal ja tuttusid väga ilusad toidud ja Google'i hinnang oli ka väga hea. Seega tulime siia nüüd hommikus sööma. Tellisin muna ja avokaado, saia, kohvid ja Rainil on American pancakes. Jälle. Koht ise on selline väga-väga nunnu, selline tropical. Muide, siin on väga teemas need American pannkoogid, ma ei tea, mis värk nendega on või miks see nii on, aga praktiliselt väga paljudes hommikusöögikohtades on need toiduvalikus olemas. Aga me hakkame nüüd sööma ja kohe varsti räägin edasistest plaanidest, mis me täna tegema hakkame. Aga tänastest plaanidest siis nii palju, et me jõudsime mõni minut tagasi sellisesse kohta nagu Aveira, ehk et siis me tulime Portost üldse ära täna, õhtupoole lähme tagasi, aga me mõtlesime jah teha väikse väljasõidu, eile õhtul vaatasime mida ja kuhu ja siia sai väga lihtsalt rongiga tund aega ja kohal. Nüüd me vaatamegi siin linna peal veits ringi, mis see väike linnake endast kujutab. Mingi vaatamisväärtusvärk olid vist need kanalid ja asjad. Põhimõtteliselt nagu Veneetsias, ma kujutan ette natukene. Okei, ja siis olid vist värvilised sellised majakesed ja noh, nii edasi. Me kindlasti sööme lõunat vahepeal kuskil. Ma tahtsin veel hommikusöögi. Ma mõtlesin, et ma mainin hinnad ka ära, siis võib-olla saate vähe parema ülevaate, mis ja kuidas ja nii edasi on ju. Hommikusöök 2, see mis ma näitasin, läks maksma 15 sentidega midagi, ehk siis 2 kohvi ja mõlemale toidud. Nii et jah, me juba jõudsimegi siia selle jõe juurde, kus siis neid paadi tuure teha saab. Et siin on see piletiputka ja siit saab minna sõitma. Väga ilusad. Ja siin Portugalis, Portos oli ka niimoodi, et on levinud selline asi, et majadel on nagu need, mis sa ütled, need plaaditud on majad väljaspoolt. Kõik näevad ilusad välja. Siin on ka näha seda plaaditud nagu maja. Siin on siniseid plaate kasutatud. Seal on jälle teist värvi ja siis sealpool olid ka sellised sinised. Nii et majad on jah kõik nagu sellised vanaaegsed ja üli-ilusad. Tulime siis ühe silla peale, kust alt siis need paadikesed läbi sõidavad ja siin on kõik sillad täis selliseid sildikesi. Pärast uurib välja, miks neid pannakse siia, aga siin on kõik need sillad. See on täis linte, siis seal tagapool. Ja me leidsime siis sellise väikse, ma ei teagi, shopping tänava vist. Väga-väga ilus, kõik on korda tehtud. Nii et jah, soovitan väga siia väiksesse linna see väike väljasõit teha, kui Portos olete. Jalutasime nüüd mõnda aega siin linna peal ringi. Sõime Mäkis lõunat ja nüüd tulime siis ühte kohvikusse, kuna õues hakkas tibutama. Võtsime kohvi ja siis pasta del nata äkki. Pastel del nata, midagi sellist, ma panen õige nime siia alla. Aga see peaks nüüd see Portugali mingi küpsetis olema. Nii et hakkame seda proovima. On selline kreemisaia kreem, ma ütleks. Ja siis selline lehttaigen siin ümber. Mulle maitseb, aga ma ei tea, kas sa soovid maitsta. Rainile ei meeldi sellised kreemiga asjad, aga mulle täiega maitsevad, nii et mina võiksin vabalt seda veel süüa. Praegu istumegi siis metsa siin ja siis tegelikult hakkamegi tagasi Portosse sättima. Siit läheb rong tegelikult iga tund, nii et väga tihedalt pigem liiguvad rongid. Me oleme nüüd tagasi Portos, just jõudsime rongiga
ma tahtsin tegelikult juba enne teile näidata seda rongijaama. Sao Bento oli see rongijaama nimi. Ühesõnaga, ma näitan seda rongijaama nüüd. See näeb üliäge välja. Vaata. Väljaspoolt siit rongide juurest näeb välja siis selline. Ja kohe liigume sisse. Ja seest näeb see välja selline. Üliäge. Pole kunagi sellises rongijaamast kunagi käinud. Tundub, see rongijaam on omaette lihtsalt vaatamisväärsus. Üliilus. Aga me hakkame nüüd vaikselt enda selle majutuse poole liikuma ja siis vaatame teisele poole või? Siin ümber on mingi ehitus praegu, siin see üldse aru, kuhu minema peab. Aga jah, me liigume nüüd majutuse poole ja siis vaatame, mis edasi. Ja tere hommikust taas kord. Me käisime juba hommikust ära söömas. Täpselt samas kohas kus eile, seega ma ei hakanud seal väga filmima. Eilne õhtu läks meil nii, et me sõime ka õhtust veel ja siis tegelikult käisimegi ainult õhtusel tiirul. Vaatasime veits siin linna peal ringi ja siis me saime aru, et esimene päev, kus me siin Portos ringi kõndisime, oligi pigem selline vana ja väsinud osa sellest Portost, aga eile õhtul me käisime mingites teistes tänavates, siis meie veits selle majutuse pool rohkem ja seal nagu oli hoopis teistmoodi, ma ütleks. Pigem ongi see, et üks osa siis Portost ongi selline vana, väsinud ja suht palju kodutuid, ma ütleks, oli seal. Eile õhtul oli eriti näha seda, et inimesed magavad tänaval. Aga ühesõnaga, üks pool siis on vähe ilusam, majad on korda tehtud, tänavad on ilusad ja teine pool on selline väsinud. Aga praegu me oleme täna võtnud sellise pikema jalutuskäigu ette, et minna vaadata veits ranna poole ja nüüd alustasime oma rännakut. See võtab meil mingi üle tunni aja, näitas meil siit kesklinnast randa. Kõndisime nüüd ikka väga pikalt ja lõpuks me jõudsime siia, see peaks nüüd ookean olema. Jah, me nüüd istume korraks ja vaatame kahvi pealt edasi, kuhu siin tasub veel vaatama minna. See on põhimõtteliselt, kus me praegu oleme, see peaks nagu sadam olema ja tundub, et siin sadamast kui natukene välja minna, siis hakkavad kõik need liivarannad juba. Siin on mingi ilus selline purk. Ühesõnaga hästi ilus selline promenaad, et vaatame siis, kuhu me siit veel minna on. Liigume nüüd siit ranna poolt tagasi linna ja enne nägime ka, pargis on lihtsalt kanad ja kuked. Väga huvitav. Ja siinpool on veel. Aga need kõik tunduvad, ei, üks on ikka kana ka, need tunduvad kõik nagu kuked. Siin ei ole kellegi kodu ega maja isegi, ma ei saa ikkagi aru, miks nad siin üldse on. Kõik hakkasid häält tegema. Siin on ikka kanad ka. Tip, 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 tip. Tead, kanadele tehakse tip, 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 tip. Mul oleks kanu vaja. Tulime nüüd siin tee peale ühte kohvikusse, võtsime kohvit piimaga. Mina võtsin supi. Siin on päris popp see, et igal pool on mingid päevasupid. Ma mõtlesin kohe, et ma proovin. Näevad välja. Ei saagi aru, see tundub. Ei tundu nii paks nagu püreesupp, aga vaatame, kas see on okei söömiseks ka. Supp maitseb täpselt nagu koolilõuna. Selline brokkolisupp. Ei ole päris püreesupp, ei ole ka päris vedelsupp. Raini sai jõudis ka. Nagu meil seal Hispaanias suht nagu need bocadillod, ma ütleks. Ja nüüd sööme ja siis jätkame oma rännakuga kodu poole tagasi. Tulime korra toidupoodi, me enne võtsime sellise maitseveesid.
ülihea maitsega. Ja nüüd tulime tagasi, et võtta veel neid ja siis vaatasime, et siin on vaarika oma ka, seega võtame ühe selle vaarikaga ka ja võtsin värske apelsinimahla, siin on ülisoodne igalt poolt kohvikust ja tegelikult poest ka lasta endale värsket apelsinimahla, see maksis 2 euri, see poole liitrine. Ja viimaseks õhtusöögi kohaks valisime sellise raameni koha, mis on meile kodule väga lähedal ja selle oli väga hea hinnang Google'is, 4,8 lausa. Ja kõik kui käedad need matid meile siia pandi ja päike veel paistab, mis on üli tore, me võtsimegi siin õues koha, autod sõidavad küll mega lähedalt mööda, aga päikse käes on hästi mõnus istuda. Nii et ootame nüüd oma toite. Ja nii, meile toodi põlled, nii et paneme põlled ilusti ette, vot nii ja vaata kui ägedad taldrikud. Minul on selline, Rainil on selline. Üli ägedad. Esimesena saime eelroaks pelmeenid. Pelmeenid? Dumplings. Ma ei tea, kuidas eesti keeles ütled, ongi pelmeen ju. Ma ei tea, dumpling on nagu lahe. Pelmeen maitseb väga hästi. Dumplings. Vabandust. Siin sees on selline liha, nagu ikka. No see on ikka parem liha kui tavaline. Jaa, nad on parem kui tavaline pelmeen ka. Ja juba tuli järgmine asi lauda. Tegelikult me tellisimegi mingid sellised pakkumised vist, jah. Olid, kus sai siis valida ühe eelroa ja ühe siis raameni. Ja siis teisena võtsimegi crispy pork. Ja proovime seda ka. Ma tea, kas seda peaks ka siia kastme sisse panema või? Ma arvan. No proovime. Ma võtan sellise väiksema tüki. See crispy pork on ka väga hea. Ja see kaste, see ei ole üldse nagu soja, ta on nagu selline veits äädikane, aga sobib üli hästi mõlema nende eelroogadega. Ma näen päris naljakas oma selle põllega välja. Sa ei pannud ettegi, jah? Nojah, ma siis... Ma ei nudista. Ma siis, jah, igaks jooks panin. Ja meie raamenid saabusid ka. Ma võtsin vürtsika selle sama crispy porkiga raameni, aga see on nagu tohutu suur, ma ei tea, kuidas ma selle ära jaksan süüa ja Rainil siis oli vist pardiga, eks? Raamen. Kõik näeb nii ilus ja isuratav välja. Meile toodi veel erinevaid spicesid proovida. Selline roheline, see oli väga hull, ma maitsesin. Ja see oli siis selline chili oili moodi asi, oli lahjem, aga maitses väga hästi. Ja vaadake lihtsalt, kui ägedad need topsid on. Ja see kaus muidugi. Kõik on nii ilus. Ja muide, ma palusin sellel teenindajal, et nad ei teeks väga spice'iks seda raamenit ja see maitsebki nagu täpselt parajalt. Raini jaoks liiga palju, aga mulle meeldis täpselt. Nii et jah, üli maitsev. Kõhud said mega täis ja vaatamata sellele, et meile põlled antis, ma suutsin ikka midagi siia peale ajada. Aga praegu me teeme veel siis õhtuse tiirukese siin Porto vahel. Me tulimegi nüüd jalutama siis siia kanti, kus me ka eile õhtul käisime. Tahtsin natukene näidata seda ilusamat poolt siin Portos. Väga palju selliseid vägevaid kohvikuid. Eile õhtul oli kõik täiesti rahvast täis, kuigi oli pühapäeva õhtu. Ja jah, see on ka üli mõnus. Mis on hästi palju sellised väikseid armsaid poekesi ja muidugi see plaatide värk on üli äge siin.
tagasi ja kuna me hakkame homme lõunapaiku juba tagasi liikuma, siis ma mõtlesin, et oleks vist hea aeg siinkohal selle vlogiga otsad kokku tõmmata. Seega suur aitäh sulle, kui sa vaatasid. Ma loodan, et said toreda ülevaate Portost ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!